Selleks korraks hakkab kooliaasta läbi saama. Kokkuvõtteid tehes tuleb tõdeda, et distantsõppe tõi kaasa paljudel lastel õppedukuse languse. Teadlaste hinnangul tõestas kriisiolukord, et meie lastel puudub oskus enesejuhitud õppimiseks. Just seda läheb aga distantsõppes kõige rohkem vaja. Kui koroonaaeg tundub selleks korraks olevat edukalt selja taha jäänud, siis õhus on ikkagi küsimus, et kui palju on meie laste haridustase selle kõige all kannatanud. Uurimegi täna, et kui palju on õpilaste seas mahajäämust ja kuidas neid auke täita nõnda, et kõik selle juures ka ellu jääksid. Kevadel oli ka selle võrra lihtsam, et kooli oli võimalik kutsuda ka kõik haridusliku erivajadusega õpilased. Lisaks me saime kutsuda ka need õpilased, kellel võib-olla eelnevalt mingit sellist hariduslikku erivajadust ei olnud, küll aga kellel see distantsõppe ei sobinud. Seega ma ei saaks öelda, et mingisugused suured lüngad tekkisid. Sellised mahajäämused ei ole mitte suurenenud ega vähenenud, vaid need on liikunud ühelt õppijalt teisele. Ehk mõnel oli väga hea periood, just seesama distantsõppe periood, et ta sai rahulikult süveneda, keskenduda, tal oli aega oma asjadega tegelemiseks ja tema varasemad hariduslikud erivajadused lõppesid ära. Ja need tekkisid hoopis võib-olla sellisel õpilasel, kelle jaoks see situatsioon oli liiga uus, ehmatav ja ta ei saanud selles uues situatsioonis hakkama. Haridusteadlaste hinnangul on aga üheks võimalikuks mahajäämuse põhjuseks meie koolilaste nõrgad enesejuhtimisoskused. Uutes oludes tuleks faktiteadmiste kõrval lastele õpetada ka, kuidas ennast juhtida ja kuidas õppida. Ja seda ei ole meie koolides seni väga detailselt tehtud. Meil on vaja saada ennast juhtiv õppija tööle ja toimetama nii, et ta terve elu õpiks ja et tal oleks piisavalt alusfakte ja et ta tuleks nende faktide maailmas toime. Mitte ta ei pea tundide viisi istuma klassiruumis koos teiste õpilastega ja siis vaatama, kas ventilatsioon on või ei ole. Tegelikult ei ole me ju õpetanud ega ette valmistanud õppijaid ehk siis lapsi ja noori selliseks enesejuhitud õppimiseks. Ehk siis nad sattusid ikkagi suhteliselt ootamatult sinna olukorda ja mitte ainult õpilased, vaid ka nii õpetajad, kogu koolid kui ka perekonnad. Kui täiskasvanud suudavad ise oma mõtlemist juhtida ja planeerida ja kontrollida ka oma õpitegevust, siis lapsed ei ole selleks võimelised puhtalt selle tõttu, et nende aju kontrollipiirkond on lihtsalt veel välja arenemata. On siis see eesaju osa, see areneb kõikidest ajupiirkondadest kõige kauem. Ja see on tegelikult üks, kuidas öelda, mitte probleem, aga asi, mis on teaduslikult kindlaks tehtud, aga seda ei ole varasemalt niimoodi rakendatud otseselt. Kuid mida siis teha? Haridusministeerium on pakkunud rahalist tuge koolidele. Kogusummas 6 miljonit eurot jagatakse Eesti koolide vahel laiali eesmärgiga tasandada mahajäämust õppetöös. Haridusministeeriumil puudub aga hetkel veel süsteemne ülevaade sellest, millises mahus seda ikkagi on. Me nüüd küll teeme ju siin põhikooli lõpueksameid ja ka riigieksameid ja need tulemused tulevad, et sealt saab järeldusi teha. Aga eks tunnetus on see, et õpilased on ka tavaolukorras tegelikult väga erinevas tempos õppivad, et võib-olla just soodustada rohkem sellist individuaalsust ja sellist nagu väiksemates gruppides õppimist on selle raha või selle toetuse mõte. Lisades lastele aga õppekoormust tuleks olla ettevaatlik, teha seda vastavalt iga lapse võimekusele ja väikeste osade kaupa. Kes on mingil põhjusel maha jäänud, seal võivad olla erinevad põhjused, miks, aga et see laps nüüd hakates ennast sealt uuesti ree peale aitama, ka vaimselt terveks jääks. Ehk siis see koormus, mida me soovime mingis ajahetkes, et õppija teeks, see soovitatakse teaduskirjanduse alusel võttagi tõepoolest sellisteks väikesteks, nii-öelda suupärasteks ampsudeks ja anda nüüd see üks väiksem tükk korraga. Kindlasti eeldab see aga individuaalsemat lähenemist õpilasele, milleks meie koolides ei ole piisavalt ressurssi. Ehk siin ongi vähemalt ajutiselt abi toetusest.
kui saabki suunata ka seda, et me saame toetada neid õpilasi veelgi rohkemalt, sest neid on õpilasi, kes vajaksid ka näiteks individuaalseid tunde, et oleksid üks-ühele õpetajaga. Et see on väga kallis ressurss, aga see on jällegi hädavajalik. Ja teine asi on ikkagi see huviharidus, ma ikkagi leian, et see on see, et lapsed saaksid tegeleda huvitegevusega. Kui aga õpilasel ongi ainukene tegevuskool, siis ta mandub ära. Pelgulinna kool plaanib aga raha kasutada selleks, et sügisest luua uus koolinädalasüsteem õpilastele alates 4. klassidest. 4 päeva koolis ja 1 päev distantsõppel. Et see distantsõppe sellel koroonaperioodil kestis nagu lõputult. Ehk meil ei olnud võimalust tulla kokku ja tagasisidestada seni õpitut. Ehk nüüd me siis tahame teha nii, et me seame endale eesmärgid, siis me läbime need eesmärgid distantsõppel üksi keskendudes, süvenedes, uurides, grupitöid tehes või mis iganes viisil. Siis tuleme kooli tagasi, analüüsime tehtud ja seame uusi eesmärke.